Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas vahetada tänavavalgustit. Töö iseenesest on lihtne, tuleb lihtsalt üks lamp alla võtta ning teine üles panna. Kuid antud ülesandes on ülioluline oma tööd hästi planeerida. Sest kui ma peaksin näiteks mööda tänavavalgustuse posti pidevalt üles-alla ronima, siis võtaks see kordades rohkem aega, kui hoolikalt oma tegevust läbi mõeldes. Töö eesmärk on paigaldada moodne LED-valgusti vanemat tüüpi naatriumlambi asemele. Töö on laias laastus järgmine. Tuleb minna posti otsa, ühendada esmalt elektriliselt ja seejärel mehaaniliselt lahti vana valgusti, seejärel ühendada mehaaniliselt uus valgusti ning ühendada see ka elektriliselt. Kuid nagu aru saite, on posti otsas vaja teha päris mitu operatsiooni ja igal juhul on mugavam tööd läbi viia siin põrandal kui üleval posti otsas. Üks asi, mida saan vähemalt osaliselt siin põrandal ära teha, on uue valgusti elektriline ühendamine. Selleks tuleb ära ühendada juhe ning juhtme ühendamiseks võtan esmalt lambi korpuse lahti. Korpuse seest leiame mitmed elektriühendused. Meid huvitab ainult see terminali plokk siin, sest just faasi ning neutraali tähistatud L ja N külge on meil vaja ühendada valgusti juhtmed. Juhtme veame läbi selle kinnitusaugu ning spetsiaalse läbiviigu. See läbiviik on valgusti küljes selleks, et vihmavesi ei pääseks veekindla korpuse sisse. Pruun juhe on faasijuhe, selle ühendame L-iga tähistatud terminali klemmi alla ning sinine juhe on neutraal, see läheb N-tähega tähistatud klemmi alla. Valgusti sisesed elektriühendused on nüüd tehtud, võime korpuse sulgeda. Tehtud töö ei tundu küll suur, kuid kui olla üleval posti otsas ning valgusti on veel tagurpidi, on selle sama juhtmeühenduse tegemine oluliselt keerulisem. Oleme valmis kõrgtöödeks. Kogu ülesminemiseks vajav varustus on olemas, tööriistad on ämbriga kaasas ning valgustile kinnitasin külge ka teise saba. Selle võtan endaga üles kaasa, kuid valgusti jätan alla. Kohe näete, miks see hea on. Kõrgtöid alustan julgestuse kinnitamisega. Kinnitan ära turvarakmed ning üles ronimiseks on kasutada spetsiaalsed jalarauad. Et üles ronides välistada selja taha kukkumisoht, tuleb kasutada spetsiaalset julgestusköit. Nüüd saan ennast töö ajal rahulikult rippu lasta ning mul on käed vabad, samas aga on siin ohutu olla. Viimaks ei tohi me unustada nööri, mis on laual oleva valgusti külge seotud. See on ka selle enda külge. Nüüd olen valmis üles ronimiseks. Jalaraudasid tõstan ükshaaval ülespoole ning veendun, et need jääks alati ogade külge seisma. Ja niimoodi ühte jalga teise järel asetades jõuan ma küllaltki kiiresti valgustini. Valgusti juures sean ennast mugavale töökõrgusele, lasen end turvaköide rippu, käed on nüüd vabad ning saan alustada tööd. Esimene asi on elektriühenduse katkestamine. Valgusti on kustutatud, siin tööalas ei ole pingestatud juhtmeid ning ma saan ohutult tööd teha. Esimene asi on vana valgusti elektriliselt lahti ühendamine. Selleks ühendan lahti karbiku ning võtan karbikust lahti lampi minevad juhtmed.
Nende ühendamine on väga lihtne, tuleb lihtsalt see laba üles tõsta ning juhe välja tõmmata. Ja sedasi toimin kõigi juhtmetega, mis vanasse valgustisse lähevad. Juhe on lahti ühendatud, järgmine etapp on vana valgusti mehaaniline lahti ühendamine. Selleks avan hooldusluugi. Lambi korpuse posti otsast alla saamiseks on vaja lahti teha 2 polti. Ja nüüd saan tõsta vana korpuse siit küljest ära. Nüüd oleks vana lambiga võib-olla tarvis minna alla selleks, et see lamp panna laua peale, kuid mul on kaasas nööri ots. Võtan selle nööri lahti. Ning ühendan selle vana valgusti korpuse külge. Nööri abil saan nüüd vana valgusti rahulikult ning ohutult maha lasta. Ja kui see on tehtud, tõmban nööri teisest otsast siia üles uue valgusti. Ja vinnan uue valgusti üles. Jälle päris mitu liigutust kokku hoitud, sest nagu nägite, üles minemine võttis aega, alla tulemine ja uuesti üles minemine võtaks veel rohkem aega. Nüüd, kui uus valgusti on käes, ühendan selle küljest nööri lahti. Igaks juhuks jätan nööri teise otsa enda kätte ja see juhe, mille ma enne lambi külge ühendasin, tuleb panna Kronsteini sisse. Ja seejärel ühendan lambi siia torujupi otsa. Ja mehaanilise paigalduse viimase osana fikseerin valgusti korpuse 60 võtme abil toru külge. Nüüd on ühendada veel juhtmejupp. See läheb karbikusse. Sinine neutraal sinise juhtmega pessa. Pruun ehk faas läheb pruuni juhtmega pessa ning maandussoon, mis on kollaroheline, jääb antud lambi puhul kasutamata. Paneme karbikule kaane peale. Ja kui kõik on õigesti tehtud, peaks lamp olema nüüd sisse lülitatav. Proovime. Seega juhtub. Ja täpselt nii lihtne ongi ise vahetada tänavavalgustit. Kuid see on töö, mis tuleb jätta professionaalidele.